ma just leidsin oma naise, ma ei tea, mis toimub, elustamist, mul on vaja elustamist, see on täielik kaos. 911 kõnesalvestis just avaldati, kui jälgime suurt arengut šokeerivas mõrvamüsteeriumis, kus ema leiti päise päeva ajal oma äärelinna kodus surnuks pussitatuna. Igal pool on veri. Nädalad pärast tema tapmist pole kahtlusaluseid ega vahistamisi. Ja nüüd kuuleme seda emotsionaalset 911 kõnet, mille tema abikaasa tegi pärast seda, kui ta väidetavalt leidis tema surnukeha. Ma ei tea, mida teha, ma ei tea, mis... Me analüüsime seda ärevat äsja avaldatud 911 kõnet, kuna tema abikaasast on saanud spekulatsioonide keskpunkt. Ja samm, mille ta väidetavalt just tegi, kui küsimused selle kohta, mida ta nägi, muutuvad üha valjemaks. Me käsitleme Law and Crime'i esitatud juhtumit. Mina olen Chris Stewart. Kuidas saab keegi päise päeva ajal oma kodus surnuks pussitatud ja 5 nädalat hiljem? Pole ühtegi arreteerimist ja pole ühtegi vastust. Aga nüüd kuuleme kaost 911 kõnest, mis tehti 6. juunil umbes kell 16.30 ühest kodust Põhja New Jersey's. 911, palun öelge hädaolukorra aadress. See on New Jersey! See on Connor Hanloni hääl. Ta on Brooke Hanloni abikaasa. See paar elas selles kodus Chesteri vallas New Jersey's, mis asub New Yorgi eeslinnas. Politsei on olnud aeglane selle juhtumi kohta teabe avaldamisel ja selle kohta, mis juhtus Brooke'iga, kuna nad püüavad välja selgitada, kuidas ta tapeti ja kes ta tappis. Nüüd jagan ma kohe seda, mida Connor, tema abikaasa, ütles dispetcherile selles 911 hädaabikõnes. Nüüd, mis puudutab seda, mida me oleme viimastel nädalatel Brooke Hanloni kohta teada saanud, siis me teame, et ta ei olnud lihtsalt abikaasa, vaid ta oli ka noor ema. Tema ja Connor said umbes aasta tagasi lapse. Brooke oli kõige armsam ja puhtam inimene, keda ma olen oma elu jooksul tundnud. Nii ütles Hanloni õde Paige Fox Newsile. Ta ütleb, kõik mida ma tean, olen ma temalt õppinud. Ma pole kunagi ilma temata elanud. Ta õpetas mulle kõike. Ja sa lihtsalt mõtled endamisi, kellel võiks olla probleem kellegagi, kes tundus nii armastatud ja nii armastav. Oluline on märkida, et töö, mida Brooke tegi, polnud nõrganärvilistele. Brooke töötas psühhoterapeudina. Nii et me uurisime selle välja ja WebMD andmetel on see inimene, kes aitab inimestel toime tulla emotsionaalsete probleemide, vaimse tervise murede või lihtsalt elu raskete osadega. Ma mõtlen, see on tõsine töö, kui mõelda nendele suhtlustele, mis sul terve päeva jooksul olema peavad. Ja sa mõtled küll, kui see juhtum jätkub, kes olid need inimesed, kellega ta tööl kokku puutus ja mida need inimesed läbi elasid? Me ei tea. Oma LinkedIni profiilis ütleb Brooke, et ta on, tsitaat, väga motiveeritud, vastutustundlik ja kaastundlik inimene, kellel on LPC, mis tähendab litsentseeritud kutselist nõustajat New Jersey osariigis. Mitmekesised kogemused erinevates keskkondades töötades laste, noorukite ja peredega, kes vajavad nõustamist, terapeutilist abi, ressursse ja muud toetust. Nüüd, mis puudutab tema isiklikku elu, siis me teame, et tema ja ta abikaasa Connor abiellusid 2021 aastal. Nad kohtusid Bostonis, see on Connori kodulinn. Seejärel kolisid nad New Jersey'sse, kus Brooke üles kasvas. Ja praegu ei ole selge, mis Hanloni kodus toimus sel päeval, kui Brooke tapeti. Samuti ei ole teada, kuidas tema abikaasa ta leidis. Millised olid selle juhtumi asjaolud. Ja suur osa sellest, mida me selle juhtumi kohta teame, pärineb sellest hädaabikõnest numbrile 911, mis just avaldati. Mu jumal, mul on vaja kiirabi. Olgu, Chesteri vald, kas see on õige? Chesteri vald! Mu jumal, seal on palju võidusõitu, ma ei tea. Kui sa seda kõnet kuuled, kuidas Brooke'i abikaasa ütleb, et seal on lõikehaav. Kohtuarst tegi tema kehale lahkamise ja leidis, et surma põhjuseks olid mitmed terava esemega tekitatud vigastused ning surmaviisiks määrati tapmine. Me jõuame sinna ülese. Jää liinile ja kogu veel infot, eks? Kuradi! Palun, ma ei tea, mida öelda, aga mul on siin siia vaja. Mul on siin kohe siia vaja, härra. Ta veritseb ja ta ei ole teadvusel. Kas see on õige? Olgu. Mu jumal, ärge muretsege, härra.
hästi, Chirabi on teele saadetud, palun jääge liinile. jah. Kui defibrillaator on saadaval, saatke keegi seda tooma ja andke mulle teada, kui see on käes, härra. Ei, mul ei ole seda. Pole saadaval, hästi. Ma ei tea, mida teha. Ma ei tea, mis see on. Palun pange oma telefon valju hääldile, et teie käed oleksid vabad teda aitama, härra. See on palju hääldin. Ma ütlesin, ära liiguta seda, vend. Ei, palun, ära liiguta seda. Oota üks hetk. Ei. Olgu, kuula hoolikas. Ja ma ütlen teile, kuidas teha rindkere surumisi, härra. Asetage oma käelaba rinnaku peale, otse rinna keskkohta, nibude vahele. Nii et lõika, see on üks lõigetest. Vabandust, mis see oli, härra? Verd on igal pool. Kas saate asetada oma käelaba rinnaku peale, otse rinna keskele, nibude vahele ja panna teise käe selle peale? jaa. Hästi. Suru rindkere tugevalt ja kiiresti, vähemalt 2 korda sekundis ja umbes 5 sentimeetrit sügavale. Lase rindkerel iga surumise vahel täielikult üles tulla. Teeme seda 600 korda või, kuni abi saabub ja saab üle võtta. Hästi, loe valjusti, et ma saaksin koos sinuga lugeda, eks? What's 1, kaks? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, Kaks. 3, 4. What's 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jätka. Ära, teete suurepärast tööd. Teeme seda 600 korda või, kuni abi saab üle võtta, eks? 1, mul on vaja, ette 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abi on teel, härra. Jätkake. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. Ära, proovige sügavalt hingata, härra. Proovige sügavalt hingata, härra. Ma ei lähemale, katse. Siina. Kas te jätkate ikka veel rindkere kompressioone, härra? Muidugi, jah. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4, Jätkake, härra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nad jõuavad sinna nii kiiresti, kui suudavad, härra. 1, 2, 3, 4. 1, Kaks. 3, 4. 1, 2, 3, 4. nüüd, kui te seda kõnet kuulate, kuidas dispetšer juhendab Connorit rindkere kompressioonide tegemisel ja te lihtsalt kuulete, kuidas ta karjub. Te kuulete sellest kodus toimuvat kaost, kui ta püüab, tundub, oma naist päästa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, ei. 2, 3, 4. 1, 2. Ma vajan sind. Proovige sügavalt hingata, härra. 3, 4, 1, mul on vaja ühte. Ei, vend. 1, ei. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Ja härra, ma tean, et te ütlesite seda, aga kus te majas olete? Teises korrusel, okei. Okei. Jätka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ma saan hakkama. Sa saad hakkama. Rukk, tule, Torbi. Tule nüüd. Jätka. Härra, 1, 2. Kaks, 3, 4. Miss Viis. Kus on suur lõige? 1 on tema rinnal, 1 on kohe tema rinna all. Olgu. Jätkake, härra. 1, 2, 3, 4. Ei. Okay. Jätkake, härra. Päästjad on kohe saabumas. Jätkake, kuni nad üle võtavad. Ma vajan sind, Ireen. 1, 2, 3, 4. Lihtsalt jätka. Nad on kohe väljas. Lihtsalt jätkake, kuni nad üle võtavad, eks?
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Teete suurepärast tööd, härra. 1, 2. Neli, üks, ei, neli. 1, 2, 3, 4. Te ütlesite, et esiuks on lahti. Härra? Olgu, ma annan esmareageerijatele teada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Neli. Jätkake, härra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. Nelly. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jätkake, härra. Ja, tulge siia. Jätkake, kuni nad üle võtavad, härra. Jätkake, kuni nad üle võtavad. Ei. Kas need on päästjad? Härra. Ja, Olgu, sa võid nendega rääkida. härra, olgu, ma leidsin ta üles. Mul on sind vaja. kuulete, kuidas abikaasa ütleb seal, mul on sind vaja. kuulete, kuidas ta ütleb seda ikka ja jälle Brookele, kui ta teeb elustamist. selle kõneosa lõpus kuulete, kuidas ta ütleb lõpuks kohale jõudnud päästjatele, et ta, tsiteerin, leidis ta. Ja selles osas kuulete ka, kuidas ta ütleb, et Brook on maja teisel korrusel. See kõne hädaabinumbrile 911 kestis 6 minutit ja 38 sekundit. Ja sellest päevast alates pole politsei selle juhtumi kohta eriti midagi öelnud. Võimudel kulus tegelikult umbes 3 nädalat, et isegi kinnitada ohvri nimeks Brooke Hanlon. Pole selge miks, igas osakonnas ja igas juhtumis on avalikkusele avaldatava teabe osas erinev kord. Kuid selles olukorras on nad olnud väga vaiksed. Me teame, et on välja pandud $1000 suurune preemia teabe eest, mis viib arreteerimiseni või annab infot selle kohta, mis võis juhtuda. Nüüd, mis puudutab Connorit, kes tegi selle paanilise 911 kõne, siis teda ei ole süüdistatud ja talle ei ole ette heidetud ühtegi õigusrikkumist. Teda ei ole kahtlusalusena nimetatud. Meil on siiski suur uuendus selle kohta, millega ta on viimastel nädalatel tegelenud, kui see juhtum on edasi kestnud ja avalikkus on selle kohta rohkem teada saanud. Me teete, et Connor Hanlon palkas just advokaadi. See on Fox News digitaali andmetel. Raporti kohaselt on Connor Hanlon selle uurimise käigus suhelnud õiguskaitseorganitega. Foxi sõnul kinnitasid õiguskaitseorganid neile, et nad on selles juhtumis rääkinud mitme pereliikmega. Nüüd on loos üks huvitav detail, mille Fox välja tõi. Kui nad küsisid õiguskaitseorganitelt, kas nad peavad Connor Hanloni uurijatega koostööd tegevaks, otsustasid nad sellele mitte vastata. Ta ei ole endiselt milleski süüdistatud, teda ei ole kahtlusalusena nimetatud. Me võime rääkida lihtsalt sellest, ja kui kuulata seda 911 kõnet, siis see kõlab kindlasti emotsionaalselt. Ma mõtlen, see on mees, kes just kaotas oma naise, oma lapse ema. Ja ta peab võib-olla tegelema selle juhtumi saladusega, kuid palju emotsionaalsemal tasandil kui keegi, kes seda lugu lihtsalt jälgib. Connor ei ole veel avaldanud ühtegi avaldust ega öelnud avalikult midagi juhtunu kohta. Nüüd on mõned väljaanded teinud temast paparazzopilte tema maja ees. Jällegi, on täiesti võimalik, et tegemist on lesega, kes kaotas oma naise uskumatult traagilisel viisil ja on selles loos ohver. Selles juhtumis on edasiliikumisel lihtsalt nii palju teadmata asjaolusid. Me ei tea praegu, milline advokaat esindab Connorit või mis tüüpi advokaat teda esindab, kuna uurimine jätkub. Ja ainult sellepärast, et keegi võtab endale advokaadi, on oluline märkida, et see ei tähenda, et inimene oleks milleski süüdi või oleks midagi valesti teinud. Nüüd, kõik, kellel on mingitki teavet selle kohta, mis võis juhtuda Brooke Hanloniga, neid julgustatakse võtma ühendust Morris County, New Jersey šerifi bürooga, Chesteri politseiosakonnaga või Morris County prokuratuuriga. Nagu näete siin pressiteates, mis pandi üles Facebooki. Meiega on nüüd sellest rääkimas pensionil NYPD detektiiv David Sarney. Aitäh, et olete siin. T8, me oleme kuulanud mitmel juhul 911 kõnesid. Selle puhul, mis teile eriti silma jäi sellest, mida kuuleme Brooke Hanloni abikaasalt? Te kuulete inimest, kes ilmselt on šokis. Me ei tea. Siin on asi, mida ma alati nende 911 kõnede puhul mainin.
me ei tea, kes see inimene on, kes helistas. Sellepärast peamegi uurijatena neid inimesi üle kuulama. Teete, see kõik toimub umbes 5 või 6 minuti jooksul. Ta kõlab šokeeritult, ta kõlab ärritunult, ta üritab teha erustamist. Hädaabikõne operaator teeb suurepärast tööd, kui nii võib öelda, hoides kogu selle olukorra jooksul väga kontrollitud käitumist. Ta üritab rahustada helistajat, kelleks osutub abikaasa, ning abikaasa teeb kompressioone, samal ajal kui operaator juhendab teda, kuidas neid teha. Seal toimub palju asju. Ja lõpuks taandubki asi sellele. Ta märkab lõikehaava rinnal või rindkere piirkonnas. Ta mainib, et kuskil alumisel korrusel on uks lahti. Tema naine on teisel korrusel. Ta hüüab teda. Ta teed kõiki neid asju. Milleks me neid 911 kõnesid kasutame? Ja ma ütlen alati, et piisava aluse loomiseks ei piisa ainult ühest asjast. Peavad olema erinevad tegurid. See ongi see, tead, inimesed vaatavad teda kui peamist kahtlusalust. Ainult sellepärast, et sul on 911 kõne ja ta kõlab ärritunult. Tead, siin algabki uurimine. Ma kuulen 911 helistajat, kes on hädas ja püüab abi anda. Ja 811 operaator teeb väga head tööd, hoides helistaja keskendununa sellele, et ta teeks elustamist sellele naisele. Sellel hetkel ta isegi ei tea, kas see on tema naine või mitte. Ta lihtsalt kuuleb, ta ütleb kompressioone tehes ka paar korda nime Brooke. Paljud neist asjadest mängivad rolli, aga see on osa sellest, mis meil olemas on. Parim asi, mida selle kõne kohta öelda saab, on see, et see jäädvustab hetke, mil tema naine leiti ülakorruselt umbes kell 16:30, kui tehti 911 kõne. Nüüd hakkavad detektiivid ja uurijad vaatama sündmusele eelnenud ja just siin saame selle hetke peatada ja keskenduda sündmusele eelnevale ajale. Ja ma arvan ka, et kui kuulata, siis see kestab 6 minutit ja 38 sekundit. Ja üks juhtum, millest me oleme rääkinud ja mida saatevaatajad väga hästi teavad, on Caleb Flynn, keda süüdistatakse oma naise tapmises Ohios. Selle juhtumi 911 kõne ja ta peab kohtu ette astuma. Ma usun, et see oli hiljem sel sügisel. Tead, selles olukorras ma mäletan Caleb Flynni ja mõningaid ohumärke, mida inimesed tol ajal kuulsid. Loomulikult ta on süütu, kuni tema süüd pole tõestatud, aga näiteks see, et ta teadis täpseid üksikasju selle kohta, mis tema naisega juhtus. Tead, ta ja 911 kõnes on kuulda, kuidas ta ütleb, et naist tulistati 2 korda ja ta ütleb seda väga selgelt. Selles juhtumis tead see. Tundub, et Brooke Hanloni abikaasa, nagu tal on lihtsalt see šokk, mida sa ootaksid inimeselt, kui ta leiab oma kallima sellises olukorras. Kus on see hetk, kus ta ütleb, issand, tal on lõige rinnal. Vastupidiselt sellele, ma arvan, et oleks kahtlane, kui ta oleks neist lõigetest juba enne telefonikõnet teadnud. Õige, ja see ongi see, mida peab vaatama. Tead, iga inimene reageerib erinevalt hädaolukorras, kriisisituatsioonis või millegi šokeeriva puhul. Nii et sa pead tema puhul otsima mingit lähtepunkti, sest uurimise seisukohalt ei ole keegi väljaspool kahtlust. Keegi pole millestki kõrgemal. Nii et kui sa temaga räägid ja intervjuu teed ning tead, et tal on nüüd advokaat, aga selles esialgses intervjuus kehakaamera videos, kui politseinikel olid sel ajal kehakaamerad sisse lülitatud, mida ta uurijatele enne kõike seda ütles. Kus ta oli? Kus on selles olukorras laps? Sest neil on ju väga väike laps. Kus laps sel ajal oli? Detektiivina me uurime asja. Ma ei taha, et mul tekiks kinnituskalduvus. See on üks asi, mida peame jälgima. Sa ei tohi millelegi keskenduda. Kui mõtled roosale elevandile, siis mõtleti roosale elevandile. Me võtame arvesse kõiki asjaolusid, sest ta läheneb oma kodule. Ta ütleb, et on teisel korrusel. Ta karjub oma naise pärast ja teeb talle rindkere kompressioone. Tead, inimesed küsivad, miks ta teeb kompressioone, miks ta peatab verejooksu. Me ei tea, milline olukord sündmuskohal oli ja see ongi teine asi. Me ei tea sündmuskohta. Ta taed tähelepaneku elustamisvõtete ajal, mida ta väidetavalt sel hetkel teeb. Meil on ainult heli. See ongi asi. Kui politseinikud sündmuskohale jõuavad, tuleb infot juurde. Sellepärast me ei taha öelda, et just see inimene tegi seda ja siis keskendume ainult sellele. Las uriimine kulgeb nii nagu peab, mis tähendab, et tehakse kuriteopaiga otsing. Sul on maja läbiotsimisluba, sa hakkad sellega tegelema. Sa küsitled ainsat inimest, keda saad, ehk abikaasat, kes ta esimesena leidis. Seejärel uurid ka tema elu põhjalikumalt. Miks, kuidas, keegi teadis, et ta sel ajal kodus on ja miks oli laps temaga regulaarselt ja miks on laps kodus või kes sellel ajal last valvas. Paljud sellised küsimused kerkivad esile. Seepärast näeme, kuidas inimesed tahavad välja tulla hangude ja tõrvikutega ning öelda, tema tegi seda. Me ei lähtu sellest, mida arvame, vaid sellest, mida suudame tõestada. Ja see ongi tõesti osa sellest uurimise puslest, mis edasi liigub.
ma leian alati, et see on huvitav, sest on juhtumeid, kus arreteerimine toimub kindlasti kiiremini ja siis toimub pressikonverents. Tead, kui see oleks olnud selline juhtum ja me pole kuulnud neid sõnu või fraase, mida õiguskaitseorganid tavaliselt kasutavad, siis nad pole tegelikult midagi öelnud. Aga tavaliselt kuuleme, et see oli üksikjuhtum. Seda nad pole öelnud. Kas avalikkus on ohus? Nad pole sellele küsimusele tegelikult vastanud, sest kui keegi käib Põhja-New Jersey's kodudes ja ründab inimesi juhuslikult, siis tundub, et õiguskaitseorganid peaksid sellest rohkem rääkima. Mida sa sellest arvad? Ma mõtlen, et neil kulus 3 nädalat enne, kui nad üldse nimetasid Brooke Hannoni selle juhtumi ohvrina, kuigi juba varem oli teateid, et midagi oli juhtunud. Mida sa arvad sellest, kuidas õiguskaitseorganid seda juhtumit käsitlevad, arvestades ainult ametlikult avaldatud teavet? Nad on olnud väga kidakeelsed ja ma pean ütlema, et oodata mitu nädalat enne, kui selle mõrva ohvri nimi üldse välja öeldakse. Ja me oleme varem näinud, kuidas paljud ametkonnad lähevad kohe pärast juhtunut avalikkuse ette. Sellise juhtumi puhul öeldakse tavaliselt, et see on üksikjuhtum. Nemad ei öelnud midagi sellist. Nad ütlesid, et toimus mõrv ja kõik. Sa ei teadnud, kus see juhtus. Ilmselgelt teavad seda Chesteri vald ja Morrise maakond, aga üllatav oli see, kui kidakeelsed nad olid. Ja mitte midagi pole lekkinud. See on uurimise jaoks hea. See on halb meedia jaoks, sest siis tekib spekulatsioone ja paljud inimesed lähevad sotsiaalmeediasse ning ütlevad, noh, see ongi nii. See ongi nii. Meid see ei huvita. Uurija ei hooli sellest, mis väljas toimub või mis müra seal on. Meie keskendume faktidele, kuriteopaigale, tõenditele, mis võivad olla kas kohtuekspertiisi tõendid sündmuskohalt, digitaalsed tõendid, milleks on arvutid, sülearvutid ja muu selline. Nii et sa lähed ja uurid põhjalikult ka ohvri tausta, suhteid, isegi kui sa pead seda tegema. See on sinu töö. Mitte sellepärast, et me arvame, et mees tegi seda. Me peame tegelikult kõike uurima, sest see uurimine on endiselt käimas. See on olnud väga vaikne ja detektiivina avaldab see mulle üsna muljet, kui vaikselt nad on selle asjaga tegelenud. Viimasel ajal näeme seda paljude ametkondade puhul, kus nad hoiavad suu väga kinni ja ütlevad võib-olla väga vähe. Pole tegelikult mingit ajakirjandust selle kohta. Lahangu aruanne avaldati, 911 hädaabikõne avaldati. Ja siis on inimesi, kes kasutavad näiteks teabevabaduse seadust ja muud sellist. Aga uurijad ise hoiavad asja väga vaka all. Ja nad on abi palunud. Nad on avalikkuselt abi palunud, kuid see ei tähenda, et nad poleks juba midagi teinud. Nad lihtsalt lisavad uurimisele veel ühe osa. Jah, sest ma võin öelda, olles olnud meediapoolsel küljel oma karjääri jooksul, et alati tekib see küsimus, kas avalikkus on ohus. See paneb siis politsei ülema või prokuröri või kelle iganes, kes pressikonverentsi annab, keerulisse olukorda. Sest kui sa ei ole keegi sellest kodust ega ole tegemist üksiku pere juhtumiga, siis tekib kogukonnas mure, mis on täiesti arusaadav. Nagu Rabia Jackie taoline tegelane, kes liigub ringi ja sooritab neid jõhkraid kuritegusid. Ja praegu me tegelikult ei tea, kas neil on kahtlusaluseid, sest nad ei ütle seda avalikult. Fox Newsi teatel on nüüd Brooke Hannoni abikaasal advokaat. Meil on selles saates palju kaitseadvokaate, kes ütlevad, et kui sind peatatakse, siis on kaitseadvokaate, kes ütlevad, et sa ei tohiks kunagi politseile midagi öelda. Aga selles olukorras me ei tea, mis tüüpi advokaat see on. Me ei tea selle asjaolusid, aga lihtsalt uurija seisukohast, kui sul on keegi, kes võib olla kahtlusalune või mitte, teda ei ole milleski süüdistatud. Ma tahan seda lihtsalt kogu aeg rõhutada. Aga mida see ütleb detektiividele, kui selgub, et selle juhtumi peamine tunnistaja on endale advokaadi võtnud? Noh, see võib dünaamikat muuta. Meedia vaatenurgast jätab see halva mulje. Miks ta siis advokaadi võtab? Miks ta ei taha aidata? Aga tulles tagasi sama asja juurde, sul on õigus. Sul on õigus advokaadile. Ma ei tea. Me ei tea, mis intervjuu toimus enne, kui ta advokaadi sai. See on üks asi. Sa ei tea sellest juhtumist midagi. Me ei tea, millal ta advokaadi palkas. Me ei tea, mis tüüpi advokaat see on. Kas see on kriminaalkaitseadvokaat? See võib olla hoopis kinnisvaraadvokaat. Meil pole aimugi. Aga kas see on tema huvides sellistes juhtumites nii teha? See ongi põhjus. Sest me oleme näinud inimesi, keda on alusetult süüdistatud, keda on arreteeritud. Nii et võib-olla teed tema praegu sama. Nüüd, teine vaatenurk on see, et ma usun, et laps on Brooke Hannoni pere juures. Ta on tagasi Massachusettsis. See teeb temaga edasise rääkimise keeruliseks, sest tal on õigus kaitsjale, mis tähendab, et advokaat peab sellel ajal kohal olema. Ja kui meil on veel küsimusi, siis peab advokaat olema kättesaadav. Ja kui ta või advokaat ei soovi küsimustele vastata, võivad nad selle peatada. Seega on oluline 911 kõne ja kõik, mis öeldi enne,
kui ta advokaadi palkas. See on mõnikord tõukejõuks, kuid Ameerika kriminaalõigussüsteemis on selle juhtumi puhul advokaadi olemasolu vajalik. ja sa arvad, et isegi avalike suhete seisukohalt leidub inimesi, kes ütlevad, ahah, näed, nüüd ta palkab endale advokaadi. Samal ajal, kui sa otsid selle mehe nime Facebookis, on seal inimesi, kes süüdistavad teda avaliku arvamuse kohtus, tead, mõrvas. ja nüüd muutud sa äkitselt tavalisest kodanikust inimeseks, keda kõik tunnevad ja sinust tehakse paparazzo pilte. Ma ei imesta üldse, et sa otsiksid juriidilist nõu. Ja see on kindlasti tema õigus. Näeme, kuidas uurimine kulgeb. Kas sina oled üllatunud? Ma mõtlen, see oli ja see on kahjuks selle vestluse morbiidne osa. Sa kuuled ju ka 911 kõnes, ta ütleb, et igal pool on verd. Ja me teame, et pussitamisjuhtumite kuriteopaigad on lihtsalt kohutavad. Kas sind üllatab, et 5 nädalat hiljem pole kedagi arreteeritud? Ma mõtlen, me ei tea, kas nad kedagi jälitavad, aga kui sa mõtled sellistele sündmuspaikadele ja sellele, et keegi pääseb põgenema ning võib-olla võtab tõendeid kaasa, kui see nii oli. Kas sind üllatab, et 5 nädalat hiljem on kõik nii vaikne, nagu tundub? Väljaspoolt on kõik vaikne, aga seespoolt ma võin sulle kinnitada. Nad ootavad, et digitaalse kohtuekspertiisi tulemused saabuksid. Sa võid otsida mobiilimastide asukohti, vaadata, kus, tead küll, on palju tegureid, mida sa sellest 911 kõnest ei saa. Ja palju asju, millele vastused leitakse hiljem, olenemata sellest, kas need leitakse või mitte. Tead küll, kas ta kasutas oma autot, kas ta kasutas oma telefoni, kas majast varastati midagi, kas midagi viidi majast ära, miks ta oli üleval korrusel, kas on verejälg esimeselt korruselt teisele korrusele, neid asju me ei tea. Aga tead, kui räägitakse inimestest, kes näivad süüdi olevat, siis on vahe sellel, kas keegi näib süüdi või ongi süüdi. Süü peab olema tõendatud väljaspool põhjendatud kahtlust. Ma toon selle välja, sest mõnikord kaotame selle vaatenurga oma ühiskonnas, et tead, tema tegi seda, sest vaata, tal on advokaat ja vaata tema maja ja nüüd sa ei tea fakte. Ja sellepärast ongi see vaikne. Need 5 nädalat, mis kulub, tead, me räägime telefoniandmete kohtukutsetest ja muudest sellistest asjadest. Mõnikord võib mõne dokumendi tagasisaamine võtta kuni 6 nädalat. Nii et ma töötan juhtumitega, tead, röövide ja tulistamiste ja muude sellistega ja selle tagasisaamine võtab aega. Teabe või DNA tagasisaamine võtab aega, arvestades, et me ei tea, kui verine kuriteopaik oli, me lähtume ainult sellest, mida ta ütleb. Kas seal oli verd, kas veri oli hüübinud. Tead, need on asjad, mis on selle juhtumiga seotud. Mida ta kogu päeva jooksul tegi, miks ta sel ajal kodus oli, kuidas keegi teine teadis, et ta sel ajal kodus oli. Kas ta hoolitses lapse eest, sest ka see on suur asi. Tead, me ei tea isegi, kas laps oli sel ajal kodus. Nii et see on veel üks asi, mis mängu tuleb. Me ei tea, kas laps oli sel ajal tema juures. Sul pole aimugi. Ja see ongi probleem meediamaailmas. Me tahame neid vastuseid, aga uurimismaailmas me leiame need vastused ja peame vastama küsimustele, mis uurimise käigus tekivad. Tead, Brooke Hanlon, tema tegi tõsist tööd. Tead, sa oled psühhoterapeut ja tead, et see võib tähendada töötamist inimestega, kellel on vaimse tervise probleemid. Inimestega, kes läbivad oma elus väga raskeid aegu. Tead, tema LinkedIni järgi töötas ta peredega, töötas noorukitega, töötas ka üksikisikutega. Mis on protsess? Ja kas sellist teavet on üldse võimalik kätte saada, arvestades HIPAA seadusi ja kõike seda? Ma eeldan, et kui sa oled õiguskaitseametnik, siis tahad teada, kellega ta kohtus, kellega tal olid seansid ja millised probleemid neil inimestel olid. Milliseid takistusi peavad õiguskaitseorganid ületama, et seda teavet saada? Noh, sa pead jälle arvestama, et HIPAA seadused on üks asi. Sa pead läbi vaatama tema igapäevased andmed, tema tööplaani, kes need inimesed on. Sa vaatad kõiki inimesi, kellega ta on kokku puutunud, kas neil on kriminaalne taust. Kodused konfliktid, nagu me oleme seda ikka ja jälle näinud, võivad väga kergesti eskaleeruda, mõnikord ka vägivaldsed. Ja kui sa oled see paari nõusta ja oled seotud, siis võib üks või teine pool või mõlemad sinu peale vihastada. Kas see võiks olla osa sellest? Me ei tea. Nii et nad hakkavad põhjalikult uurima tema tausta, tema ohvri profiili, tema ajalugu ja kliente, kellega ta kohtus. Nad teevad nende kohta põhjaliku analüüsi. Nad uurivad kõike, mis selle teemaga seotud on. Nad vaatavad üle pangaandmed, finantsaruanded mõlemalt poolt, ka perekonna kohta. Nad otsivad koduvägivalla juhtumeid nende vahel või kellegi teisega. Räägivad sugulaste, sõprade ja perega, mida nad tõenäoliselt juba on teinud. Ja asi on selles, et Brooksi perekond on olnud väga vaikne abikaasaga tegelemise osas. Nii et neile on prokuratuuri poolt öeldud, et palun hoiduge avalikult rääkimas. Me tegeleme juhtumiga.
nii et nad teevad oma tööd, olles vait. Ja ma mõistan valu, mida nad läbi elavad ja seda õudust, kui sinu pereliige mõrvatakse sellisel viisil. Aga me peame kindlaks tegema kõik asjaolud, et selgitada välja, kes see on. Nii et tuleb läbida palju samme. Nad vaatavad tema andmeid üle, nad küsiklevad neid inimesi ja see võtab aega, see ei ole kiire protsess. Teate küll, tahaks, et see kestaks 47 minutit ilma reklaamideta või isegi vähem, nagu Seadus ja kord ja teistes saadetes. Aga see võtab aega ja teate, ma arvan, et nad tahavad olla põhjalikud. Ja asi on ka selles, et nad teevad koostööd prokuratuuriga. Prokuratuuril peab olema tõendatud süü üle mõistliku kahtluse. Nad tahavad olla kindlad, et iga tõend või põhjus arreteerimiseks annab neile kindluse, et nad suudavad selle inimese süü kohtus tõendada väljaspool mõistlikku kahtlust. Ja kuna infot on vähe, siis on oluline märkida, et me ei tea, mis seisus see abielu oli. Ma ei ütle, et abieluga oleks midagi valesti olnud. Me ei tea, alati tulevad välja näiteks finantsdokumendid. Selle juhtumi puhul pole ühtegi sellist infot avalikustatud. Ja sul ei ole ka eriti palju kommentaare inimestelt, mis sinu öeldut arvestades tähendab, et õiguskaitseorganid ütlevad ilmselt Brooke Hanloni lähiringi inimestele, et nad praegu veel sõna ei võtaks. Sest ma olen kindel, et kõik nendest on saanud ajakirjanikel pöördumisi, kes otsivad selles loos vastuseid ja me näeme, millal need vastused tulevad. Endine NYPD detective David Sarney, alati on hea sind Law and Crime saates näha. Aitäh, et aitasid seda juhtumit meiega lahata. Suur tänu ja olge hoitud. Enne kui lõpetame, kui kellelgi on teavet selle kohta, mis võis juhtuda Brooke Hanloniga, palume teil võtta ühendust võimudega. Jätkame selle loo tähelepanelikku jälgimist, seni kuni see mõistatus püsib. See oli On the Case, mida esitleb Law and Crime. Telli meid YouTube'is ja Spotify's. Meid saab vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.